Tervitused Vastseliinast. Oleme siin hokiga üle 10 aasta tegelenud. Käimas on eraldi täiskasvanute ja laste trennid. Noored vapsikud on osalenud ka Tartu koolide noorte vahelistel karikavõistlustel, kus saavutati 7–9. klassi arvestuses 3. koht. Oleme saanud valmis Võrumaa uisukeskuse eskiisprojekti ja on sõlmitud leping ehitusettevõttega, et ehitada meie uisuväljakule peale katus. Meil on välja ehitatud välijõusaal, slackline'i rada, kohe paigaldatakse puude vahele ka madalseiklusrada, mille eestvedajaks oli ka hokiklubi. Meil on sisu, millega noori inspireerida. Vastseliina vapsikud lõpetasid selle aasta Lõuna-Eesti teise hokiliiga 4. kohaga. Meilt on sirgunud ka mõned mängijad. Triinu Tuvike on Vastseliina vapsikute ja hokiklubi Säde väravavaht. On mänginud Eesti naiste meistrivõistlustel juba 6 aastat ja osales 2022. aastal Belgradis naiste MM-il koondise väravahina. Selle aasta karikamängudel oli Triinu parim väravavaht. Triinu on läbinud mitmeid hokialaseid koolitusi ja kommenteerinud ka naiste meistriliiga mänge. Grete Hollo tegeles 12 aastat kergejõustikuga. 14-aastaselt läks tuletõrjesporditrenni ja tegeles sellega umbes 5 aastat. Seal tutvus Triinuga, kes kutsus ta jäähokisse. Nüüdseks on jäähokiga tegelenud 5 aastat. Franka Challenger alustas Vastseliinas hoki mängimisega 2012. aastal ja treenis Vastseliina vapsikute klubis kuni 2019. aastani. 2022. aasta oktoobris liitus hokiklubi Säde treeningutega ja juba oma esimesel klubi mängul Eesti naiste meistrivõistlustel viskas ta värava. Franka on osa võtnud pääsupiigade laagritest ja esindanud Eesti U18 naiste jäähoki MM-il Bulgaarias. Lisaks võttis Franka 2021. aastal Eesti olümpiakoondise maskoti kujundamise võistluse, mis kindlasti inspireeris meie EP naiskonda Tokyo olümpial. Tanel Tuvike osaleb lisaks vapsikute treeningutele ka hokiklubi Kajakas treeningutel ja mängib U12 vanusklassis Eesti meistrivõistlustel. Toomas Rebane on läbi ja lõhki hokimees. Mängijana teab ta, kui oluline on varustuse korrasolek. Talle meeldivad pisiasjad ja nende kallal nokitseda. 3 aastat tagasi läbis Toomas Soomes Vierumäkil hokivarustuse hoolduse kursused ja on nüüd olnud juba 2 aastat Eesti koondise varustuse hoolduse mees. Tulge õppima siin meie gümnaasiumisse, tulge mängige hokit ja miks mitte proovige ka treeneri ametit.